Oska rääkida. Can you please talk? Võib-olla on piinlik. Võib-olla. No hei! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui sa oled siin uus, siis väga tore on sind siin näha. Mina olen Merili ja sellel kanalil jagan siis iluteemasid, vlooge enamasti ja oma vähiravi teekonda. Kui see sind huvitab, siis mine viska pilk peale. Tänases videos siis, kuna ma see aasta ise lõpumeike ei tee klientidele, ei paku teenust, siis mul tuligi mõte, et võtaks kokku soodsad tooted, millega teie saaksite ise endale teha lõpujumestuse, kui teil on pulmaminek, mõni üritus tuleb. Ma olen tänases videos võtnud ka arvesse tõesti seda, et täiesti meigikauge inimene saaks hakkama sellega. Olen siin kasutanud ainult selliseid nii-öelda drugstore tooteid, ehk siis pigem nagu soodsamaid tooteid, et näidata ka teile, et need tooted ei pea olema hirmkallid selleks, et need tooted töötaksid. Nii et pange vaim valmis, sest et ilmselt tuleb sellest pikem video. Võtke snäkid, joogid, võib-olla pane see video pausile ja otsi välja kõik oma meigi asjad ja proovi minuga koos seda meiki teha. Aga mis ma siin ikka rohkem rämblin? Hakkame selle videoga pihta. Mina olen juba naha ette valmistanud. Puhastasin micellar veega. Mulle meeldib väga see Mixa oma. Siis toonik, Pixi Glow toonik. See mulle väga meeldib. Miks peale micellar veega puhastamist kindlasti toonikuga üle käia? Lihtsalt selleks, et see micellar vesi ei jääks siia nahale seda meiki altpoolt lagundama. Ja muidugi niisutus. Mul on siin all Babee Hydra 24 tundi kreemkeel. Muidugi Embroilis universaalne, sobib nii rasusele kui kuivale nahale. Võid kasutada ka maskina seda näiteks, kui sul on ekstreemselt kuiv nahk, et enne meigi tegemist kuskil tund aega tee selline, pane mõnus siuke kiht näole ja lase tal olla ja siis hõõrudes sisse. Ja no muidugi, kui sul on tõesti väga kuiv nahk, siis Veleda Skin Food. See on terve minu keemiaravi vältel ja siiamaani mul üks kõige kasutatavam kreem üldse. Ja kui te teete naha ettevalmistuse, siis kindlasti olgu seal vahel nagu vähemalt pool tundi või tund aega, et need tooted saaks kenasti imenduda nahka. Ärge unustage palun SPF-i suvel. Krõbekana lukk ei ole ammu enam. Ei moes ja see ei ole teile hea mitte kuidagi pidi, nii et SPF ise valite kas SPF 50-30. Depends on you. Minul on siin jällegi Babee oma. Väga meeldib see. Huulepalsam, et kindlasti huulepalsam ka, et eriti kui sa tahad matid huuled endale teha meigi lõpus, et siis on hea, kui huuled on ette niisutatud. Nii, nüüd ma näen crazy välja. Kõige lihtsam, kuidas sa saad sellise kiire silma endale tehtud, pane endale sellised ripsmeteibid. Trade House'is müüakse, need on silmadele ka ohutud. Seega seda on ohutu kasutada, et ärge mingisuguseid teipe või asju kasutage või kui siis väga nagu be cautious selles osas. Te kuulete, et miski krigiseb siin, siis see on mu tool, mille peal ma istun. Mul ei ole teist tooli, mille peal istuda seega. Peate sellega lihtsalt leppima selle video jooksul. Kasutan siis ka selliseid võib-olla taskukohasemaid pintsleid, et mul on siin Morphe pintslid, siis on mul siin Browsi pintslid ja on ka Makeup Artist Keveli pintslid, et ma siin ja noh, mul on siin lisaks veel enda mingid lemmikud pintslid, mida ma siis ka kasutan, aga üldiselt ma siis jah, nendest 3 komplektist kasutan pintsleid. Teil ei pea olema need 3 komplekti, te võite ühe nendest näiteks valida ja endale soetada, kui teil on juba olemas midagi, siis kasutage seda, mis teil olemas on. Hakkame siis silmameigist pihta, see on kõige lihtsam, siis te saate pudistada endale silma alla, saate pärast just ära puhastada selle ja paneme siis sinna silma alla täna aluseks 2 peitekreemi. On siis Catrice'i True Skin ja Maybellini Fit Me. Siin on muidugi kasuta seda, mis sul juba olemas on, kui sul on eraldi mõni primer näiteks olemas, kasuta seda. Ja nahka ette valmistades ka
vaadake, et te silmade peale nagu väga kreemi ei pane, eriti kui sul on rasune nahk ja kipuvad olema rasused silmalaud, sest et muidu see hakkab siit kõik lahti sulama. Ma võtan NYXi Can't Stop Won't Stop matistava puudri. Ma kinnitan ka peitekreemi sealt ära ilusti. Eriti oluline on see just sellisel juhul, kui sul kipuvad olema rasused silmalaud. Et selleks, et see silmameik oleks siis kaua kestev ja peaks vastu ka kuumale ilmale, siis enne igasuguste lauvärvide kasutamist tuleb need ära kinnitada. Mul on siin päris hea mitu sellist soodsat paletti. Mul on siin 2 suurt Morphe paletti. Siis mul on siin üks Colourpopi väike palett, siis on mul Lotti Londoni mingisugune väiksem palett ja on ka Taglase selline väike Desert Nudes palett. Alustan sellest Colourpopi paletist, sellepärast et siin on üks selline matim, heledam toon. Ta võiks olla sinu oma nahatoonist nüüd natukene heledam toon. Seda ma siis kannan põhimõtteliselt alustades siit silma sisenurgast kuni siia keskosani välja. Selleks võib kasutada ka mingit täiesti tavalist näopuudrit, kui sul on, mis on siuke heledam. Võid kasutada sädelevat tooni, kui sul on mingi säraga toon. Mina lihtsalt teen mati, kuna nagu selline matt silm üldiselt sobib absoluutselt kõigega kokku. Võib ka 9. klassi lõpetamisele. Mul on iga aasta olnud, kui ma olen jumestustöid teinud, et siis ikka on päris mures vanemad, et ära sa ikka mingit suurt suitsusilma mu lapsele tee. Et kui on alles nagu 9. lõpetamine, et siis tõesti mõelge ise ka selle peale, et te tahate kunagi neid pilte tagasi vaadata, et oi näed, kui ilus ma olen. Siit kohe sellise mati helepruunika tooni ja võtan sellise, ütleme fluffima pintsli. Võtan seda siia peale, natuke koputan maha, et siin ei oleks liiga palju seda. Ja põhimõtteliselt hakkan ma mööda seda teibi äärt siin lihtsalt niimoodi käima. Mööda teibi ja selle ripsmepiiri äärt. Lihtsalt kergelt, et siia nurka nagu sellist definitsiooni saada. Sa võid ise valida, sa ei pea tegema pruunides neutraalsetes toonides. Sa võid näiteks valida roosakad toonid. Et validki, näiteks põsepunaga saab ideaalselt sellist asja teha. Ja kui ma jõuan siia, kus see luu osa on, siis ma hästi kergelt niimoodi flikin teda. Hästi kergelt lihtsalt käin niimoodi üle. Kõige võti on hajutamine. Kui sa näed kuskil konkreetseid jooni, siis see tähendab seda, et sa pead veel hajutama. Tahan intensiivistada natukene seda ripsmepiiri siit laineriga. Ja ma võtan siis Vibo $1 000 000 musta laineri. Mulle see väga meeldib. Ja hästi mööda seda ripsmepiiri äärt. Ma ei tõmba, ma lihtsalt tupsutan. Ma ei tee siia mingisugust saba talle praegu, ma ei keskendu sellele absoluutselt. Ma lihtsalt hoian küljega seda laineri ja nüüd ma lähen selle otsaga täpselt ripsmete vahele. Mitte siia limaskestale silma sisse siia ülesse, vaid täpselt siia ripsmete vahele. Selleks, et teda nüüd natukene siin hajutada ja kinnitada, selleks ma võtan siit sellise pisikese lapikuma pintsli ja võtan siit seda musta tooni. Ja täpselt samamoodi nagu selle laineriga tegid. Lihtsalt pressid, tupsutad siia vastu kergelt. Täpselt sinna samma, kuhu sa panid selle musta laineri. Ei tõmba, ei hõõru ega mitte midagi. Lihtsalt tupsutad. Selleks, et su silmal oleks mugavam olla. Las see peegel olla natukene nagu siin allpool. Ehk siis, et kui sa vaatad alla, siis sa saad toimetada siin silma juures, et siis on natukene lihtsam. Midagi sellist ta võiks olla, et isegi juhul, kui sul on väga nagu langev laug, siis ei kao kuskile sul see mingi lainer ära. Aga kui sa tahad näiteks, see on nüüd neile, kes tahavad, siis sa võid võtta selle sama pintsli, millega sa võtsid musta lauvärvi ja kergelt siit silmanurgast mööda seda teibi äärt
hästi kergelt lihtsalt siit nurgast niimoodi tõmmata natukene välja. Näete, hästi siuke õrn ja lihtne selline nurk jääb siia. Lihtsalt kergelt. Ja kuna siin on see teip ees ja kui sa teibi pärast ära võtad, siis ta on hästi puhas joon siin, et sa ei pea absoluutselt muretsema selle pärast. Silmad on meil tegelikult täiesti valmis. Kui sa tahad, sa võid tupsutada siia osale veel mingisugust säravat tooni. Sa võid sinna glitterit natukene tupsutada, võid sinna särapuudrit panna, mis käib puse peale, et neid tooteid, mida kasutada seal täiesti varieerub. Mina lähen siinkohal nüüd edasi. Ma veel ei värvi ära ripsmeid ega ei pane ripsmeid. Liigun nüüd naha juurde. Nahaga on nüüd nii. Kui sa oled teinud korraliku ettevalmistuse nahaga, millest ma siin just enne silmameiki rääkisin, kõik niisutus, kõik sellised asjad ja sa lased tal imenduda mingi pool tundi, tund aega, siis vahet ei ole tegelikult, kas sul on rasune või kuiv nahk, tegelikult peaks olema okei. Mina täna kasutan Catrice'i Trueskin'i, sest et ma olen seda proovinud, see töötab. Kui ma laevas töötasin, siis meil olid sellega pikad päevad ja see väga hästi pidas vastu. Pigem, kui te lõpumeigiks valite endale jumestuskreemi kui toodet, siis isegi kuiva naha puhul eelistage pigem neid matistavaid tooteid. Lihtsalt sellepärast, et kui on näiteks väga soe ilm või midagi, siis tegelikult need matistavad tooted on sellised nii-öelda kaua kestvad ja püsivad hästi peal. Ei pea muidugi, sa võid täiesti kasutada neid tooteid, mis sulle endale sobivad, mis töötavad. Need ei pea olema need tooted, mida mina täna siin kasutan. Jumestuskreemi, kuidas sa tahad hajutada, see täiesti oleneb inimesest. Mina alustan alati välisnurkadest, sest et mul on rohkem selliseid aknearme ja aknet nii-öelda siin väljaspool nagu. Esimene jumestuskreemi kiht võiks olla alati selline, mis lihtsalt ühtlustab näonaha ära ja siis, kui sa näed, et sul kuskilt midagi nagu kumab, siis võtad jumestuskreemi juurde ja tupsutad neid kohti üle, mis vajavad sulle rohkem katvust. Kui sul on nüüd palju aknet näiteks ja sul on palju katmist, enne kui sa jumestuskreemi peale kannad, siis võta mõni full coverage peitekreem, mis iganes see siis, näiteks Trueskin'i ja Catrice'i oma on ka väga hea. Pane seda punnikeste peale, lase tal seista, lase sinna vahele näiteks kinnitusspreid. Näiteks üks mega hea kinnitussprei lõpumeikide jaoks, kui on soojad ilmad, Crayolan'i fixing spray. Lase seda peale, lase natukene sellel asjal olla ja kanna siis peale jumestuskreem, et siis peaks need punnikesed ilusti ära katma. Kui sa ikkagi tunned, et sa ei saavuta ikka seda katvust, siis jäta mulle kommentaar või kirjuta mulle julgelt, et siis vaatame juba edasi. Kui te nüüd seda sama, näiteks hakkate harjutama seda meigilukki nüüd lõpetamiselt, peaks põhimõtteliselt järgmine nädal juba olema. Et kui te harjutage lihtsalt iga õhtu, harjutage iga päev nagu natukene seda. Niimoodi, et kui teil on see õige päev käes, kui teil on vaja see meik näiteks endale teha, et siis sul on see asi käpa, et harjutamine, veel kord harjutamine. Nüüd, kui meil on see jumestuse põhipaigas, siis vahepeal, et see asi ilusti ikka püsiks, ma soovitan alati kasutada mõnda kinnitusspreid siin vahepeal, mitte nüüd sellist, nagu on see Crayolan, see on kõige viimane samm. Ja kui sul on väga punnine nahk, et siis alguses, aga mina lasen siia vahepeal Rimmeli Fix and Go spreid, lihtsalt, et oleks nende erinevate kihtide vahel nagu selline nagu kinnitav toode ka veel omakorda, et see aitab ka jällegi sellel jumestusel kauem peal püsida. Näiteks, mis on veel väga hästi toimib, on Catrice'i Oil Control Spray. See sobib veel eriti hästi, kui sul on nagu väga selline rasune nahk, et mina näiteks lasen seda endale siia teetsooni. Ja nüüd edasi, see on nüüd tegelikult valikuline.
mina soovitan teha kreemkontuuri ja seda just sellepärast, et jällegi iga selline õhemkiht ja iga selline kreem ja puuder kooslus aitab sellel jumestusel paremini peal püsida. Nii et kui sa tahad sellist kauakestvat tulemust, siis ma soovitan teha kreemkontuuri. Kui sa ei oska ja ei taha sellega mässata, sa ei pea seda tegema. Jälgi enda tavalist rutiini, mida sa tavaliselt teed. See on ka täiesti okei. Aga mina täna teen ka kergelt kreemkontuuri. Minul on siin NYXi Bear With Me peitekreem. Kuna see on nagu üsna tume, siis ma segangi siia hulka natukene seda Maybellini Fit Me peitekreemi lihtsalt, et natukene teda heledamaks saada. Kontuurimiseks, kui sa tahad konkreetselt sellist hallikat tooni, siis on siin She Glamil on selline toon nagu soft tan, et see on nagu konkreetselt nagu hall, et kui ma selle siia kõrvale panen, et siis noh, ta on nagu selline, et see on see, millega saab kontuurida. Näiteks, mida mina ka täna teen, ma natukene lihtsalt segan seda halli kontuuri siia selle sisse, et natuke seda soojust siin maha saada. On siis sellise täiesti tavalise lapiku pintsli ja te tunnete, kus on teil see nii-öelda see luukoht, põhimõtteliselt siia alla. Siuke kerge triip. Ja teisele poole täpselt samamoodi. Ärge tõmmake teda täiesti alla, et las ta jääb siia kuskile siia kulmu lõpu juurde. Kui teil on suurem otsaesine, siis otsaesist võib kontuurida. Minul on hästi nagu ümar, ehk siis mina tahan siit kahelt poolt kokku tuua teda natukene. Ma panen natukene ka nina peale, natukene ka huultele. Et seda huule ja nina kontuuri, teoorias tegelikult ei pea tegema. Lihtsalt hakkan mõjutama, et ma võtan sellise natukene sellise nagu, kuidas ma ütlen, ta ei ole nagu täiesti selline nagu, te näete, see on nagu ümar, siis see on natukene piklikum. Ma võtan sellise mõnusa pintsli, mulle hullult meeldib see Browsi pintsel just sellise töö jaoks. Ja lihtsalt hajutan, ma tupsutan, ma ei tõmba, ma ainult tupsutan ja käingi siit niimoodi edasi-tagasi, tõmban siia juukse piiri sisse seda. Praegu ma sellepärast ei muretse, kui ta näeb liiga tume välja. Et selleks on ka ilusti nipp olemas, kuidas seda tumedust natukene nagu timmida. Kui teil on mingi selline peitekreem, mis kuivab väga kiiresti, siis ärge neid jooni valmis tõmmake, sellepärast et siis on väga keeruline hajukontuuri. Ma siis hajutan sellise Browsi, sellise väiksema põhimõtteliselt nagu peitekreemi pintsliga, et jällegi ma tupsutan ja ma viin ta siia põhimõtteliselt kulmu algusesse välja ja hajutan siia kulmu sisse kergelt. Kui te pintsleid hoiate, hoidke siit lõpupoole rohkem. Ärge hoidke kuskilt siit. See ei tee head. Nüüd, et natukene seda nagu konkreetsust ja tumedust tuua nagu alla, ma võtan jumestuskreemi pintsli ja ma lihtsalt käin igalt poolt ääred üle. Te näete, on kõik ilusti hajutatud, aga samas sa näed endiselt, et seal ikkagi seda kontuuri on. Ta on siis uuesti selle Maybellini Fit Me peitekreemi. Seda ma siis kannan siia silma alla. Siia nurka, äärde, lihtsalt tõmban sellise joonekese, et see nagu nii-öelda puhastab seda äärt veel omakorda suunurkadesse. Kui me siit alt kontuurisime, siis me selle heledaga nüüd tõstame seda suunurka siit natukene. Browsi selle meigi swami, see on ülimõnus ja hakkangi hajutama. Lihtsalt tupsutan, ma ei hõõru sellega, et swammidega mitte kunagi ei hõõru, ainult tupsutad. Seda kreemkontuurimise osa tõesti ma jällegi ikkagi rõhutan seda, et seda ei pea tegema. Kui sa tunned, et sa ei saa sellega hakkama või et see tundub sinu jaoks liiga palju, ära tee seda, jäta see vahele. Ja silma alla ei tasu kunagi liiga palju panna peitekreemi, sellepärast et eriti kui on soe ilm, siis ühel hetkel ta lihtsalt hakkab seal liikuma ja vahedesse kogunema. See svamm on lihtsalt nagu kõige mõnusam svamm üldse. See on täielikult välja vahetanud mu originaal Beauty Blenderi. Ja nüüd sellel svammil on selline sirgem
nurk siin ja sellega on ülihea hajutada siit silma juurest seda peitekreemi. Ja näiteks need jooned siin, mis nüüd on natukene jäänud. Mina võtan imestuskreemi pintsli ja ma käin natukene siit üle. Kreem põsepuna, mu lemmikosa. Väga häid on odavaid kreem põsepunasid, aga mina siin mingi hetk tellisin endale Sheglam'i kreem põsepunasid ja mulle need väga-väga meeldivad. Võib kasutada ka huulepulka, näiteks mis iganes on need liquid lipstickid või tavalised huulepulgad. Kui ta ei tohiks olla see nagu see kõige niisutavam huulepulk, sest et siis ta võib siit meigi alt natukene seda jumestust ära võtta. Mina siis võtan siit täna Sheglam'i kreem põsepuna. Võtan sellise roosakama tooni. Ja põhimõtteliselt siin, kus on see luu koht, ma kannan 2 tupsukest. Ja näete, et ma ei pane siia kohta. Ma panen siia, sest et see aitab nägu visuaalselt tõsta. Ma võtan sellise veits fluffima pintsli ja hakkan tupsutama. Jällegi, panete tähele, ma ei hõõru mitte kunagi mitte ühtegi toodet enda näonahal. Ma ainult tupsutan. Ja nüüd selle tupsutamisega ma saan natukene tuua siia põsesarnale teda. Aga et see põhiline nagu see kogus jääb nagu siia. Et ta nagu visuaalselt veel omakorda tõstab. Ja nüüd enne, kui ma hakkan üldse puuderdama kogu seda asja, ma võtan jälle selle Rimmeli Fix and Go sprei ja jälle spreitan kogu näo sellega üle. Kui te tunnete vahepeal, et kui ma millestki räägin, et oh my god, ma ei saa üldse aru, ma ei oska, jätke palun kommentaar. Te võite kõike küsida, ma vastan teile. Kuna see on mu töö, siis ma võib-olla ei tule mingite asjade peale, mida teie tahaksite küsida või mida teie tahaksite teada. Võite ka mulle otse kirjutada näiteks Instagrami või TikToki või Facebooki. Kui meil on kõik kreemijad tooted saanud näos paika, siis hakkame seda kinnitama. Ja see on jällegi see võti siin, et kui sa tahad, et sinu lõpujumestus peaks vastu kogu päeva kuumusele, higistamisele, kõigele, siis on oluline selle kõige kreemia toote kinnitamine. Kõige parem silma alla ja üldse selline puuder, selline soodne puuder on Vibo Transparent Baking puuder. See on üks parimaid luuspuudreid üldse sellise hinnaga. Ja võtan Browsi puudripadja. Puudripadi on näo meigi kinnitamiseks üks kõige parimaid vahendeid üldse. Ja enne kui ma silma alt kinnitan, muidugi ma käin üle meigisvammiga, et ma ei kinnitaks ära siia mingisuguseid joonekesi. Ma võtan siia puudripadja peale toodet ja tupsutan siia käe sisse. Lihtsalt, et üleliigse nagu natukene ära. Ja lihtsalt kinnitan ära kogu selle muusika siin. Ja ma otseselt nii-öelda ei küpseta sellega, vaid ma lihtsalt kinnitan. Niina. Ma ei võta juurde puudrit. Praegu kõik, mis siin padja peal oli, see on see, millega ma siin silma all ja nina peal toimetan. Ma saan aru, et Clean Girl Aesthetic on praegu see, et hästi selline glowy Hailey Bieber jumestus, aga kui sa tahad kaua püsivat meiki, siis sealt tuleb kinnitada puudriga. Point blank period nagu. Kes iganes tahab vaielda, palun väga, laske käia. Aga see on minu väga konkreetne arvamus. Käin selle puudriga üle ka kõik need kohad, kus ma kontuurisin, kus ma panin põsepuna. Ja ma käin ka kulmudest üle, et kulmud ei jääks läikima. Ja nüüd põhimõtteliselt siia samma kohta, kus me kandsime siis nii-öelda seda päikesepuudrit ja kreem põsepuna, siia me nüüd kanname puudriat, päikesepuudrit või siis kontuurpuudrit, kuidas iganes te tahate seda kutsuda, nimetada.
mina võtan Maybellini City Bronzer, see on üks parimaid jällegi nii-öelda selliseid nagu drugstore tooteid. Ma võtan sellise üsna sellise fluffy pintsli, ta on selline hästi, see on Browsi pintsel ja ma siin niimoodi möllan ja ma lihtsalt hästi kergelt tupsutan. Kuna ma olen kreemkontuurimisega juba kõik sellise konkreetse töö ära teinud, siis praegu selle pintsliga, kuna ta on siuke hästi nagu fluffy ja selline mõnus, siis ma lihtsalt kergelt nagu tolmendan üle nende kohtade. Ja põsepuna täpselt samamoodi, ma jään täpselt selle sama pintsli juurde. Põsepunaga nüüd saate täiesti valida, kas te eelistate matti põsepuna, kui sul on väga rasune nahk, siis eelista matti põsepuna. Kui ei, siis võta mõni säraga põsepuna. Essence'il ja Catrice'il on ülimalt head põsepunad, ei pea üldse kulutama palju raha. Aga mina võtan täna Catrice'i sellise baked põsepuna, see on siis nüüd selline kerges säraga. Mulle meeldivad sellised säraga põsepunad, et ta juba põhimõtteliselt teeb selle töö ära, et sa ei pea väga palju seda särapuudrit pärast enam panema. Hästi kergelt tõmban üle täpselt selle sama koha pealt, kus me tegime kreempõsepuna. Kõik, mis ma teen, on hästi kerge, õhuline, et kuidas üldse, kui te vaatate ka ja mõtlete, et et minul ei tule välja, mina ei oska niimoodi, siis vaadake üle see, kuidas te hoiate pintsleid ja kui palju te nii-öelda seda survet avaldate sellele kohale, kui te meiki teete, et tegelikult sellest tehnikast ja kõigest oleneb nii palju. Ma lähen korraks tagasi oma kulmude juurde. Mina täna võtan NYXi Stickit geeli. Ma ei teegi kulmudega põhimõtteliselt mitte midagi muud. Igaühe kulmurutiin on niivõrd individuaalne, et see täiesti oleneb, kuidas kellelgi. Ma olen väga palju ka teinud sellist asja, et ma võtan sellise spooli pintsli ja lihtsalt juukselaki kinnitan ära ja põhimõtteliselt täidan tühjad kohad ära siis sellise peenikese kulmupliiatsiga. Võib täiesti seda teha. Kellel iganes mis toimib, näiteks Catrice'il on selline kulmu supergluu. Võib ka seda kasutada, kui sa tahad sellist lamineeritud kulmuefekti saavutada rohkem. Kõik oleneb sinu enda eelistusest. Kui teil on täpsemaid küsimusi kulmude osas, siis täiesti julgelt kirjutage. Ma näiteks võin teha eraldi kulmude teemal kas siis mõne TikToki või Instagrami story. Et andke mulle sellest teada. Lihtsalt täna, et hoida seda asja võimalikult lihtsana, kasutan ainult ühte toodet ja sellist väga lihtsat toodet. Et see annab siis tooni ja tal on siit väiksed sellised osakesed, karva imiteerivad osakesed ka sees, et ta toonib ja fikseerib need kulmud siis ära mõnusasti. Ja ma ei alusta kohe siit algusest, ma alustan kuskilt keskelt ja tõmban niimoodi hästi kergelt. Jällegi, ma ei suru kunagi mitte ühtegi toodet endal näkku. Hästi kergelt käin. Ja juba näete, juba hakkab nagu siin tekkima see kerge definitsioon. Inimene, kes ei ole väga palju meigiga kokku puutunud, saab selle tootega ideaalselt hakkama. 2 sekundit sul on kulmud tehtud, sest nagu vaadake seda kulmu. Ta ei pea olema perfektne, ta ei pea olema mingi täiuslikult lamineeritud või ma ei tea, mis iganes nagu siin moes on. Vaid minu jaoks kulmud võiksid välja näha loomulikud. Et need oleks sinu näole sobivad ja mida loomulikumad ja sassis nad on, siis tegelikult seda parem on. Kui sa märkad, et sul on kulmudes mõni tühi koht, siis võid võtta sellise mikropliiatsi. Minul on siin Maybellini Brow Ultra Slim. Ja kui ma näen, et on näiteks mõni tühjem koht, siis ma lihtsalt kergelt imiteerin nagu nii-öelda sellist karvakese tõmmet. Eks seda otsa siin natukene ma tõmban väljapoole. Sealt ainult nendest kohtadest, kus ma näen, et on mõni tühjem koht.
ja jällegi ma ei suru seda pintslit vastu nahka, ma käin ülikergelt sellega siin. Ja silmade alla me põhimõtteliselt kasutame seda sama hajutustooni, mida me kasutasime kõige alguses siin välisnurgas, et mina võtan uuesti selle Colourpopi lauvärvi paleti. Ta on sellise pisema hajutuspintsli, sellise pisema pisikese ja võtan siit seda sama tooni. Ja põhimõtteliselt mööda alumise ripsme piirjäärt hajutan edasi-tagasi ja natuke siin nurgas ka, et seda otsa siit kokku viia. Ja ma ei lähe siia täiesti sisenurka välja sellega. Ma lähen kuskile poole peale, ütleme. Mina siinkohal võtan nüüd jällegi selle suurema hajutuspintsli, silmapintsli ja ma lihtsalt mööda seda konkreetset joont siin natukene hajutan. Hakkame siis särapuudriga mängima. Minul on siin Catrice'i More Than Glow highlighterid. Ma lihtsalt armastan neid, need on nii odavad ja neid saab kasutada lauvärvina, särapuudrina, keha peal. Ja mul on neid 2 tükki siin, üks on heledam, üks on natuke tumedam. Selle natukene tumedamaga ma siis kannan särapuudrit näole üleüldiselt, põsesarnad. Jällegi jälgida, et kui sa oma nägu liigutad, et kus on see kõrgem koht, kus see sära tuleb, põhimõtteliselt sinna kohale kergelt, hästi kergelt, üldse mitte palju ei ole vaja. Kui te näiteks teil on lõpetamine õues, päike paistab, siis annab nii ilusa efekti lihtsalt, kui sul põsed niimoodi natukene helgivad. See on nüüd täiesti eelistuse küsimus. Mina panen alati natuke siia nina otsa ja siia silmade vahele siia nagu nina seljale. Mul on väga rasune nahk, siis ära seda nina highlighti tee, huule ülemine osa ja lõuots. Kui sul on nendes kohtades väga mingid suured punnid või tekstuur, siis ära nagu väga liialda sellega, et see pigem teeb karuteene, et see toob veel rohkem tekstuuri esile. Ja siia kulmuluu alla ka kergelt. Ma panen selle sama pintsliga. Ma ei võta väiksemat pintslit, sest et no milleks. Ja nüüd ma võtan selle heledama tooni. Ja võtan selle sama pintsli, millega ma hajutasime seda helepruunikat tooni siia jällegi. Siin käe peopesas lihtsalt natuke, et siin ei oleks seda pruuni ja võtan siis seda heledamat highlighti ja panen seda siia silmanurka. Teeb visuaalselt kuidagi silma hästi värskeks ja teeb ta avatud. Kinnitame veel uuesti ära selle Rimmeli Fix & Go'ga ka selle puudri ja toote asja, mis me siin tegime ja seda me teeme alati enne ripsmeduši. Kui te endale lõpumeigi nüüd ise teete või üldse, vahet pole, see meik sobib ju ideaalselt kuskile pulma, suvisele üritusele, see on siuke väga lihtne ja kiire endale valmis varpida. Kui sa seda nüüd endale teed, tee päevavalguse käes, et istu kuskile akna alla. Niimoodi sa näed, kuidas see jumestus reaalselt ka õues välja näeb. Ja kui sa valid endale näiteks jumestuskreemi tooni, siis kindlasti seda tuleks ka vaadata siis mitte just kaela peal, vaid siia piirkonda pigem, et siia dekoltee piirkonda. Et kui sa poodi näiteks lähed, siis vali endale 3 tooni, mis sa arvad, et võiks sulle kõige paremini sobida. Tõmba endale siia triibud, pane endale selga mingi pluus, mida sa ei karda ära määrida või selline avaram dekoltee osa. Mine välja ja seal päevavalguse käes vaata, et milline siis hajub kõige paremini. Et ma tean, et see on üks ilgem mässamine, aga niimoodi sa saad kõige paremini aimu, milline toon sulle sobib. Tegelikult on meil veel jäänud lõpetada ripsmed. Nüüd on täiesti enda valik, kas sa värvid lihtsalt ripsmed ära. Ja kui sa nüüd lõpetamiseks endale ripsmeduši otsid või ostad, siis kindlasti soeta endale veekindel ripsmeduš. Just sellepärast, et juhul kui on väga soe ilm, et siis, ja kui sul on rasune nahk näiteks, et siis ei hakkaks ripsmeduš siia neid täpikesi jätma, et selle ripsmedušiga mul ei ole kunagi seda probleemi olnud. Ja värvi lihtsalt ripsmed ära ja võid täiesti rahulikult ka niimoodi jätta silmad. Ma ei ole eriline alumiste ripsmete värvija,
seega see on jällegi eelistuse küsimus, kes tahab neid värvida, värvib, kes ei taha, ei pea värvima. Ripsmete osas on täpselt see, et kasuta seda, mis sul on, kasuta tutikuid, kasuta ribasid, ükskõik mida sa ise eelistad, kasuta lihtsalt seda. Ma olen muidu hull Lashwave'i ripsmete fänn, aga mul hetkel on lihtsalt kõik need otsas ja ma just tegin tellimuse, et ma tellisin Lashwave'ist juurde endale ripsmeid ja ka nende ripsmeliimi. Aga täna ma panen endale peale Melody Lashes ripsmed. Need on siis Elin ripsmed. Ma juba aastaid enam ei kasuta ripsmeribasid niimoodi täies pikkuses, et siia välisnurka ja ta annab sellise mõnusa tõstva efekti veel sellele silmameigile siia juurde. Kasutan Duo sellist liimi, see on selline quick dry liim. Kasuta mis iganes sulle endale sobib ja mis töötab. Aga kui sa endale ripsmeid paigaldad, siis hea on, kui sul on jällegi peegel natuke allpool. Ja nüüd, kui sa ripsmeid paigaldad, siis samamoodi vaatad alla peeglisse ja paned selle ripsme siia paika. Ripsmed on nüüd pandud. Ma väga julgustan teid ripsmeid kasutama. Need annavad väga palju sellist efekti juurde sellisele lihtsale silmale. Huuled. Teate, ma armastan lihtsalt Maybellini huuletooteid ja mul on neid siin ikka väga palju. Need on reaalselt täiesti oma kvaliteedilt võrreldavad MAC-i huulepulkadega. Ma olen aastaid neid kasutanud ja see nüüd, kas sa tahad endale matti huult või sellist läikega huult, see on täiesti sinu enda otsustada. Kui sa tahad kaua püsivat huult näiteks, siis mul on ka siin variante, on siin värvilisi. Essence'il on väga häid, Rimmelil, Nixil ja samamoodi ka Vibol. See on mu üks lemmikuid roosasid. Kui sa tahad sellist kauakestvat ja matti tulemust, siis kindlasti vaata neid variante. Kui sa tahad sellist ilusat glossit huult, siis sa ei saa mööda panna lihtsalt Maybellini Lifter glossidega. Need on enamus jumestajate kõige lemmikumad glossid üldse ja tavakasutajatel samamoodi. Paned huulepliiatsit alla, paned selle peale ja you're good to go. Ühed kõige paremad huulepliiatsid on Nixil, Essence'il on väga häid huulepliiatseid erinevates toonides. Catrice'il on väga head sellised ja täiesti vabalt võib ka kasutada ainult näiteks huulepliiatsit huule peal. Samamoodi see on jumala kaua Mina endale täna teen sellise nudika huule, et ma kasutan Nixi huulepliiatsit. Mulle meeldib täiega glossi huul, seega ma teen nad glossid. Põhimõtteliselt võid sa huule niimoodi ka jätta. Võid selle pliiatsiga kogu huule lihtsalt ära värvida. Kuna ma olen väike närvihaige, siis mina panen siia ka läiget peale, sest et ma armastan läiget. Issand, Maybellini omad. Esiteks nad lõhnavad nii hästi ja teiseks nad on nii mõnusad. Ja nad ei ole üldse stikid. Nagu täiega mõnusad lihtsalt. Läheb nii kergelt peale. See on nii niisutav ja see on nii, oh my god. Selleks, et see jumestuus peaks vastu absoluutselt kõigele, siis 2 kinnitusspreid, mida ma julgen hands down soovitada. Neid mõlemaid saate Trade House'ist endale soetada. Üks on Sauda oma ja teine on Crayolani oma. See Crayolani oma lihtsalt paneb selle meigi püsima väga pikaks. Nii et ma sellega väga ei liialda. Ma lasen seda ainult näo keskele, sest mul kipub olema rasune näo keskelt, aga see on tõesti... Seda ma ei soovita iga päev kasutada, sest et see on nagu juukselakk for your face. Selline see make sai, et selline hästi lihtne põhimõtteliselt. Tegelikult saab sellega igaüks hakkama. Ja ma tean, et sa vaatad seda videot praegu ja sa mõtled, et oh my god, ei saa ju, see on nii keeruline. Jälgi rahulikult, mida ma tegin. Vaata kas või mitu korda seda videot.
ja ausõna kirjuta mulle. Kui sul on mingit spetsiifilist küsimust, siis kirjuta julgelt. Ma tahan aidata teid, ma tahan, et igaüks oskaks endale teha ilusat, kauakestvat jumestust. Video lõppu tegelikult ma tahaks teile näidata ka Glowberry küüsi, et nad saatsid mulle siis proovimiseks ka nüüd nende uued küüned, sellised Glowberry küüned, et kui sul näiteks, kui sa ei ole endale näiteks aega saanud küüntesse või midagi, siis see on ülimalt hea ja kiire viis saada endale lõpetamiseks täpselt vastavalt sinu kleidile ja riietusele õiged küüned. Ja siin oli kaasas ka Glowberry nagu tiimi poolt üks nii armas kirjakene. Ma pisardasin täna autos, kui ma seda lugesin. Siin on siis kirjas, et armas Merili, soovime sulle imelist ja sooja suve. Naudi ning ole sama tugev ning inspireeriv edasi. Ja see lihtsalt nagu, see tegi mu südame nii soojaks, sest see on nagu nii armas ja üldse nagu, et nad ei oleks ju pidanud mulle neid üldse saatma ja ma ostan oma raha eest ka neid, et see ei ole see, et ma oleks kohustatud ütlema, et need on head. Vaid et reaalselt ma tõesti kasutan ise neid küüsi ka ja ma tõesti lihtsalt nagu soovitan 110% neid. Ja tasakaaluks, kui nad ütlesid, et nad saatsid mulle need, siis ma tellisin ka ise endale 2 tükki veel juurde, et toetada ikkagi nagu omasid ja inimesi, kes on ettevõtlikud ja tellisin siis sellised neutraalsemad ka veel. Nii et mul on nüüd ikka korralikult neid variante, mille vahel valida. Aga ma arvan, et siinkohal ma tõmban selle video otsad kokku. Ma loodan, et sellest oli mingisugust abi ja tõesti, kui teil on mingid küsimusi toodete osas või tehnikate osas, siis kirjutage, joonistage, olge tublid ja näeme juba järgmises videos!